Täna ma olin õiguskomisjonis ja me arutasime seal neid Danske pangaga seotud rahapesujuhtumite kahtlustusi. See on äärmiselt tõsine kaasus. Need on summad, mis ulatuvad miljarditesse eurodesse. Ja kindlasti on tähtis nulltolerants rahapesu suhtes. See on vajalik meie ausa ärikeskkonna, ettevõtete paremate rahastamisvõimaluste, aga ka rahvusliku julgeoleku mõttes. Sest kui läbi Eesti liiguvad kümned miljardid eurot, sisuliselt oma mahult triljonid rublad, siis tegelikult seda raha võidakse kasutada ka Eesti poliitika ja Eesti riigi mõjutamiseks. Kindlasti on vajalik esimesena saada selgus kogu juhtumus. Väga tähtis on täna hommikune otsus, et prokuratuur otsustas algatada kriminaalmenetluse Bill Browderi kaebuse osas. Ja Eesti ühiskond peab teadma selles juhtumis kogu tõde. Teine tahk on see, et me peame heidutama tugevamalt võimalikke potentsiaalseid rahapesijaid tulevikus. Selle jaoks ma panin ette õiguskomisjonile täna seaduse muudatuse algatuse, et näha ette nii-öelda pööratud tõendamiskoormis, mis tähendab seda, et kui on rahapesu kahtlus ja suure raha, pangaarvel oleva rahakonto omanik ei suuda anda seletusi raha legaalse päritolu kohta, siis iseenesest on võimalik rakendada halduskonfiskeerimist ja see raha võtta riigi kasuks. Ma usun, et need erinevad sammud, aga ka analüüsivõimekuse parandamine järelevalveasutuste töös aitavad kaasa sellele, et selliseid jamasid tulevikus Eesti finantskeskkonnas ei tuleks, aga annavad ka signaali kõigile õigusrikkujatele, suuremahulise majanduskuritegude võimalikele sooritajatele, et Eesti ei ole nende jaoks oodatud paik.